Tere, minu nimi on Ivo ja täna räägime teile eelarve prognoosimise lahendusest ja esiteks räägime teile finantseelarvest, kuidasmoodi finantseelarvet koostada. Ja hetkel me oleme siin Report-äpis, Report-äpi peamenüüs ja siit on võimalik otse avada finantseelarve ja alustada selle koostamist. Finantseelarve koostamisel on kõige lihtsam võimalus need finantseelarve koostada otse siia programmi. Teile antakse ette valmistatud kujundus, mis on kasumiaruande kujul ja see kasumiaruande kuju on ära kirjeldatud juba teile ette finantsjuhi poolt. Ja eelarve koostamiseks ongi lihtsalt vaja toksida sisse õiged numbrid õigetesse lahtritesse ja sellega peaks olema finantseelarve koostatud. Kui te hakkate aga esimest korda oma finantseelarvet sisse panema, siis on kindlasti olemas teil see finantseelarve Exceli kujul kuskil juba olemas ja te tegelikult tahaksite seda siia sisse importida. Exceli import käib selliselt, et valite Exceli impordi funktsiooni siit külje pealt ja valite õige templiidi, neid templiite saab vajadusel juurde teha. Valime siit ühe allüksuse impordi ja otsime siit üles oma kaustast õige faili, sikutame selle siia platsi peale. Valime õige sheet'i sellest Excelist ja praegu ma ei ütle, et ma lisan siia, vaid ma kirjutan kogu selle eelarve üle ja vajutan import ja nüüd andmed sellest Excelist ilmusid siia välja. Järgmisena on võimalik teil need andmed siin korrigeerida, te saate neid siin kirjutada suuremaks, väiksemaks. Kui soovite, saate numbreid korrigeerida mingisuguste tehetega, võite siin näiteks korrutada selle numbri 2-ga, liita siia 10% või kui teil on soov tervet seda plokki siin muuta, siis te võite tervele sellele plokile lisada 20% juurde ja saate selliselt üsna kiiresti oma eelarve kokku pandud. Antud pildil ei ole teil näha siin aasta kokku numbreid, need siin taga on peidus, aga sellel eelarve lahendusel on palju seadistamise võimalusi ja te võite lisada endale jooksvalt ekraani peale juurde vajalikke tulpasid, vajalikke veerge ja lisasime siia praegu juurde aasta kokku ja ka aasta kokku numbrid, nagu te näete, on siin muudetavad. Ma saan aasta kokku numbrid samuti korrutada 2-ga. Siis muudetakse terve antud rida ära või ma võin terve selle ploki siin näiteks lisada sinna 20% otsa. Siis kogu teenuste müügitulu suureneb 10% võrra. Kogu selle eelarve kujundus on seadistatav, et kuidasmoodi see vasak tulp siin kokku pannakse, see on kasumiaruande seadistus ja kasumiaruande seadistus on igal ettevõttel on võimalik neid seadistada, võimalik teha mitu ja vaatame siit praegu siis seda konkreetset seadistust. Et näete, et siin on olemas siis grupid, alamgrupid ja iga grupi sees on võimalik öelda, mis kontod sinna kuuluvad ja nende kontode alusel ongi siis kokku pandud see sama finantseelarve. Finantseelarveid, kõiki eelarveid koostatakse erinevatele perioodidele ja antud lahenduses on päris palju võimalusi, kuidasmoodi neid finantseelarveid koostada üldse on võimalik. Siin tuleb mängu selline mõiste nagu finantseelarve mudel ja eelarvemudelitega, iga eelarvemudel on üks andmekogum ja üks eelarve koosneb või kuulub siis sellesse ühte andmekogumisse ehk ühte eelarvemudelisse. Et antud näites on meil kasutatud eelarvemudeleid, mis on periodiseeritud ehk üks andmekogum on ühe aasta eelarve. See on siis, nagu siin näete, saate valida kas aasta 2022 eelarve või aasta 2023 eelarve. Samas antud lahenduses on võimalik kasutada ka teistsuguseid jaotusviise, on võimalik teha ka selliseid rulluvaid eelarveid, et teil ühes eelarvemudelis on kõik perioodid aegade algusest kuni aegade lõpuni ja siin on siis võimalik 2 viisi, et kas te
nii-öelda periodiseerimine on see, et te saate liikuda kuu haaval, et teha siis pigem mitte eelarvet, vaid pigem prognoosi, et prognoosi tehakse iga kuu ühe kuu võrra edasi. Või siis on võimalik piirata, et see on nüüd aastapõhine ja alati te saate valida konkreetse aasta, mille eelarvet te koostate. Ja samuti on eelarvemudelid selleks, et kirjutada, eristada erinevat tüüpi eelarveid, see on siis eelarveid ja prognoose. Võimalik, et ka on teil mitu erinevat eelarvet, äkki on teil grupile üks eelarve, teine eelarve on sisemine, realistlikum eelarve. Samuti on olemas teil eelarve, mida te parajasti koostate, ehk mis on mustand, kus inimesed saavad käia muutmas, ja siis on kinnitatud eelarve, mille numbrid ei muutu, mis on siis fikseeritud aegade lõpuni ja aruandluses ka järgmisel aastal paistavad samad numbrid. Järgmisena vaatame veel ühte finantseelarvet, see on siis natukene teise kujuga ehk vabas vormis finantseelarve, mida on hea kasutada näiteks turunduskulude, personalikulude, IT-kulude kirjeldamiseks, kus ei ole sellist pikka rodu kontosid, mida on vaja kõik ära täita, vaid on mingi väikene hulk kontosid ja hulk erinevaid kirjeldusi. Ja liigume nüüd Report äpis sellisesse kohta nagu Cost Budget, on seal ingliskeelne nimi. Nii, ja võtame siit ka, teeme siit teise vaate. Et antud eelarves on siis esimesel kohal konto, allüksus, tiim ja siin on lisatud ka selline võimalus, et saab panna kommentaari. Tegelikult see esimene plokk siin on täiesti seadistatav, iga ettevõtte, igasse eelarvesse saab teha täiesti oma erineva reastruktuuri. Ja nüüd selle eelarve koostamisel on kõige lihtsam lisada ridu käsitsi. Ma saan siit valida mingisuguse konto, saan valida osakonna, saan valida kulukeskuse ja saan valida ka kommentaari, et see on nüüd mingisuguse peo eelarve. Ja antud rida tekib siis mulle siia eelarve pilti ja nüüd on võimalik see eelarve number siia ära täita. Kui ma tahan nüüd peo eelarveks igal kuul saada 100 eurot, siis ma kirjutan 12 korda 100 ja see summa jagatakse nüüd ilusti kõikidele ridadele laiali. Sellel eelarvel on veel võimalus 2 vaadet. On võimalik seda eelarvet vaadata nii lapikuna, see on nagu Excelis, ja on võimalik seda vaadata ka hierarhilisel kujul, kus siis saab kokku klappida erinevaid harusid, et seda nii-öelda kokku vaadata neid vahesummasid. Lisaks on võimalik siin lisada kommentaare. Kommentaarid olid olemas ka muidugi selles finantseelarves. Ja mis meil siin veel on? Võimalik on ka muuta näiteks neid samu kommentaare, mis siin on. Kui ma siia alla lähen, siis on võimalik mingi värk 3 ja muudetakse ära see kommentaar antud eelarves. Seda kujundust, kuidasmoodi siin nüüd need asjad kokku klapitakse, mis on hierarhias eespool ja tagapool, on samuti võimalik kasutajal muuta. Praegu on siin miskipärast kommentaar kõige ette pandud, peidame selle kommentaari ära, jätame selle kontos ja kõige esimeseks ja nüüd näeb see pilt natukene teistsugune välja. Ja sellega peaks saama ilusti ära hallata turunduse, personali ja selliste muude kulude halduse. Mis on siin miinuseks, on see, et kui meil on taga kommentaarid, siis pearaamatusse paraku need kommentaarid ei jõua ja siia vastu ei saa seada reaalseid numbreid. Tavalises finantseelarves olid meil näha ka tavaliselt reaalsed numbrid, sõltuvalt sellest, kuidasmoodi siis see aasta edasi liigub. Järgmisena räägime eelarvestamise ja prognoosime lahenduses põhiprotsessi eelarvetest. Antud lahenduses on võimalik koostada ettevõtte põhiprotsessi eelarveid hästi erinevas mitmes vaates ja see on ainult ettevõtte enda
fantaasia ja vajadused, mis ütlevad, et missuguseid eelarveid koostada on vaja ja missuguseid ei ole vaja koostada. Kui ettevõtte eelarvete struktuur on keeruline, siis esiteks on vaja omada mingisugust ülevaadet, et missuguseid eelarveid koostatakse, kui kaugel mingite eelarvete koostamine on, kes on selle eelarve kinnitanud, kes ei ole kinnitanud ja et oleks võimalik lihtsalt navigeerida nende eelarvete vahel ja selleks on antud lahenduses selline ülevaate vorm, kus on siis võimalik näha erinevate eelarvete staatuseid, kinnitamise staatust, mitu inimest on kinnitanud, mitu inimest ei ole kinnitanud ja kes üldse ei ole alustanud eelarve koostamist. Samuti on võimalik siit ka navigeerida antud konkreetsete eelarvete peale. Kui ma nüüd siin vaatan üldkulude eelarvet, siis näiteks siin on näha, et üks inimene ei ole alustanud üldse oma eelarve koostamist, ta pole ühtegi rida sinna teinud. Üks inimene on alustanud ja 2 inimest on saatnud selle asja enda otsese juhi poole kinnitamiseks. Antud lahenduse osa on ka kinnitamise protsess. Kinnitamise protsessi on võimalik siin ka mingil moel seadistada, kuid protsess on reeglina 2-sammuline, et punkt 1, eelarve koostaja teeb selle eelarve valmis, saadab selle kinnitamisele, kinnitaja vaatab selle üle ja siis kas kinnitab lõplikult või saadab tagasi edasi koostamisele. Ja kinnitamisprotsessi juures on võimalik kasutada kommentaare ja kõiki muid selliseid tegevusi. Nüüd, kui me vaatame siis eelarveprotsessi ja äri põhiprotsessi eelarveid, siis kõige esimene neist on siis tõenäoliselt müük, sest müügieelarveid koostatakse hästi palju. Lähme siit müügieelarve peale. See on nüüd näide kõige tavalisemast müügieelarvest. Müügieelarvete kujundus ja dimensioonid võivad olla väga erinevad sõltuvalt ettevõttest, kuid kõige klassikalisem müügieelarve on siis klientide, kaupade ja antud juhul ka siis tiimide põhine, et on võimalik nende dimensioonide lõikes koostada oma eelarve. Vajadusel võib neid dimensioone siia lisada ja teha endale sobiv struktuur. Müügieelarve erinevalt nüüd finantseelarvest omab lisaks summale ka koguseid, hindasid ja muid väärtusi ja neid väärtusi võib siia sisse lülitada, et lülitame siia sisse praegu hinna, omahinna, marginaali ja vaatame, kuidas see eelarve siis sellisel juhul välja näeb. Müügieelarves saab muuta kõiki neid erinevaid numbreid, need numbrid on omavahel arvutustega seotud. Ma võin muuta kogust ja sellega seoses muutub ka kogusumma. Ma võin muuta hinda, panen selle hinna 2-kordseks, muutub kogus, võib muuta ka marginaali, võib muuta ka marginaali protsenti. Samas võib muuta ka kogust tervele aastale ja siis jagatakse see muutus, kui ma liidan siia nüüd 10% otsa, lisatakse see muutus tervele aastale ja ma võin minna muutustega ka täiesti ülemisele tasemele ja muuta müügikogust tervel suurel plokil, mitmetel ridadel, paneme siia 20% otsa ja terve see suur plokk andmeid selle alusel ka muutub. Nii, siis müügieelarve koostamise lõpus, kui müügieelarve on koostatud, siis müügieelarve koostaja või müügimees peab selle saatma kinnitamisele. Kinnitamine käibki läbi funktsioonide. Siit on võimalik siis küsida, mis staatuses minu eelarve praegu on. Seda staatust näitab ka see väike muumukene siin üleval. On võimalik saata kinnitamiseks ja sinna tuleb ka lisada väike tekst ja kinnitamisele saatmisel, siis see mummuke muutub siin kollaseks. Ja pärast kinnitamisele saatmist müügidirektor või see, kes seda eelarveid siis lõplikult kinnitab, peab selle siis ka kinnitama või tagasi lükkama. Järgmine põhiprotsessi eelarve on väga näitlik, tegemist on siis tootmiskulude planeerimisega. Võtame siit tootmiskulude eelarve ja see on koostatud, see eelarve on nüüd kokku pandud
natuke teistsugustel põhimõtetel. Kui tavaliselt eelarvestatakse lihtsalt summasid, koguseid ja need liidetakse kokku, need liiguvad pearaamatusse, siis antud eelarve on koostatud sellisel kujul, et meil on mingisugune ports naturaalnäitajaid, inimeste arv, vahetuste arv, mitu tundi päevas tööd tehakse, mis on efektiivsus, mis on tööjõukulud ühikul ja nii edasi, ja nende naturaalnäitajate alusel arvutatakse välja siis kulueelarve või finantseelarve, mis on siis siia ülemisse plokki toodud. Et kui siin all siis muuta inimeste arvu, näiteks panna 40, siis ülemine osa siin muutub, paneme siit praegu, paneme 45 ja kui see 45 siis peaks olema ka järgmises 6 kuus, ma saan selle kopeerida siia kuude ja siis need ülemised numbrid arvutatakse kõik ümber. See on siin lihtne näide ja selle näite koostamine käib samuti läbi finantseelarve. Võtame siit selle finantseelarve koostamise ja finantseelarve koostamisel on meil tootmise kulude eelarve, mis on siis samal kujul, nagu te näete. Ja mis siin siis on? Punkt 1. Iga rida omab eelarvekontot. See eelarve kirjutatakse samuti nagu finantseelarve samasugusel kujul, et on konto ja dimensioonid. Ja osad, need naturaalnäitajad on meil siin defineeritud bilansivälistele kontodele, mis algavad tähega. Ja arvutuslikud numbrid asuvad siis pearaamatu päriskontodel. Ja need arvutused saab siis kirja panna ilusti valemitega, iga rea taha tekib siia kõrvale, saab panna valemi. Valemi juures siis esiteks tuleb öelda, et missugused read sealt eelarvest või siit plokist tuleb võtta ja siin lõpus on kirjas, et mis operatsioon nende muutujatega tuleb teha. Võimalik on ka neid valemeid muuta perioodiliselt, et pool aastat kehtib üks valem ja järgmine pool aastat kehtib teine valem, et kõikidel valemitel on ka kehtivuse algus. Edasi räägime veel ühest näitest, mille me oleme teinud antud lahendusse, on projekti eelarve. Projekti eelarve on koostatud samal põhimõttel nagu tootmiskulude eelarve, et on defineeritud ära finantseelarve reastruktuur, seal on siis naturaalnäitajad, tegelikud näitajad ja võimalik on kasutada valemeid. Antud eelarve on siis ekraanile seadistatud selliselt, et ühel pool on siis projektide nimekiri, kuhu antud kasutaja pääseb ligi ja teisel pool kõrval on siis antud projekti eelarve. Mis projekti eelarve juures on erilist, on see, et projekti eelarvel ei ole, see perioodi struktuur ei ole sama nagu tavalisel eelarvel, ta ei ole aastane, ta ei ole 12 kuu eelarve, vaid eelarve peaks kehtima projekti algusest projekti lõpuni. Ja ma võin selle projektile, kui ma uue projekti eelarve koostan, ma saan selle mingisuguse kuude arvuga valmis teha, siin on tehtud 2. kuust kuni 10. kuuni, aga kui ma leian, et see projekt läheb pikemaks, siis on mul alati võimalik funktsioonidena seda eelarvet pikemaks teha, et ma teen ta nüüd 12 kuu peale selle sama projekti ja sellega tekib siia nüüd 3 veergu lõppu juurde, et ma saan seda projekti teha pikemaks. Lisaks on projekti eelarvel olemas selline veerg nagu leping ehk projekti kogu eelarve, et kogu lepingu summa ja on võimalik ka soovi korral seadistada endale mingi mõõdik, mis näitab, kui palju siis sellest lepingu kogusummast on meil eelarvestatud mingitesse kuudesse laiali. Et siin on näha, et missugused positsioonid on meil üle juba planeeritud ja missugused ei ole piisavalt täis planeeritud. Räägime eelarve ja prognoosimise lahenduse võimalustest palga ja personali osas. Ja esiteks vaatame palgaeelarve koostamist. Vaatame selle nüüd lahti. See on siis payroll budget ja antud näide on
tehtud lähtudes väikeste firmade vajadustest, konsultatsioonifirmade vajadustest, kus on inimressurss on väga oluline ja iga inimese konkreetset kulu arvestatakse väga täpselt, sellepärast et inimesed on antud ettevõtte kõige põhilisem vara. Eelarve koostamisel siis on nüüd võimalik koostada eelarvet täiesti personaalselt igale inimesele vastavalt tema töölepingule, sest iga inimese tööleping võib olla erinev, tal on erinevad määrad, erinevad puhkusepäevad, erinevad tunnitasu määrad ja nii edasi. Ja antud juhul on siis võimalik iga inimese jaoks koostada oma personaalne eelarve. Eelarve kujundus on jällegi samal põhimõttel nagu põhiprotsessis meil tootmiseelarve, et all on naturaalnäitajad, siin on siis lepingust toodud väärtused, see on tema põhipalk, tema tunnipalk, prognoositud tundide arv, mida antud töötaja kuus võiks teha, igasugused töötaja lisakulud, mobiiltelefonid, autod ja siin lõpus on olemas ka lisaks töö nii-öelda staatus, kas ta on tööl või ta ei ole tööl või ta on poole kohaga tööl ning puhkusepäevad. Puhkusepäevad võivad olla siis ühe numbrina, mõningates arvutustes on mõistlik veel puhkusepäevad tuua kahe numbrina, puhkepäevadel puhkepäevad ja tööpäevadel puhkepäevad. Ja antud arvutusel siis on jällegi võimalik siin all hästi lihtsalt korrigeerida lepingu numbreid, näiteks, et inimese palk tõuseb antud kuust, see on siis maikuust 1800 peale ja teeme selle muutuse siis ka pikemaks, ikutame selle siia lõppu välja ja selle tulemusena arvutataksegi välja kõik eelarvestatavad kulud antud töötajale ja need kulud jagatakse ilusti laiali ka kontodele ja kogu selle arvutuse all on jällegi võimalik ettevõttel ise seadistada endale põhi, kuidasmoodi see arvutus toimib. Siin on jällegi, kõik need read on siin nüüd kirjas samasuguses hierarhias, siin lõpus on näha konto, kus kohta see number maandub. Kõik need naturaalnäitajad on bilansivälistel kontodel, mis algavad tähega ja need numbrid, mis peaksid jõudma kontoplaani päris eelarvesse, siis on päris kontodega. Ja kõikide nende numbrite või arvutuste taga on siis olemas ka valemid ja siia saab siis valida kõiki neid muutujaid, kõiki neid ridu, mis siin on ja nende alusel kokku panna küllaltki keerukaid valemeid. Väikestel ettevõtetel on sellisest eelarvestamisest suur kasu. Suured ettevõtted ei suuda sellist eelarvestamist teha, sest töötajaid on niivõrd palju, aga suurtel ettevõtetel, just nimelt riigiettevõtetel on olemas konkreetne palgaastmestik, ettevõtte struktuur, konkreetsed ametikohad ja kulu ja määrad ja suurtel ettevõtetel on võimalik seadistada endale eelarve, mis on siis ametikohtade täituvuse eelarve või ametikohtade eelarve, kus siis saab öelda, et missuguses ärisuunas, missuguses tiimis, missugusel ametikohal, ametikoha taga on siis ka tõenäoliselt tema keskmine palk või keskmine kulu sellele töötajale ja on võimalik siis seadistada endale selline eelarve, kus ma saan planeerida töötajate arvu mingisuguses positsioonis. Siia saab väga lihtsalt ka lisada uusi ridu, paneme siia siis paneme teemi, tuleb siia tiimijuht ja ütleme, et see tiimijuht tuleb tööle mul nüüd 3. kuust ja ta on meil tööl kuni aasta lõpuni. Nii, siin ei ole meil veel numbreid, aga numbrid on alati võimalik siia juurde panna, et võtame juurde ka kulud, selle töötaja kulud ja kulud kokku ning sel juhul on võimalik siia taha lisada või siis automaatselt siia taha tekitada antud töötaja positsiooni keskmise kulu ettevõttele ja see kulu siis liigub nii-öelda finantseelarvesse vastavatele kontodele mingisuguse jagamisreegli alusel. Ja sellega ongi eelarve osad meil üle käidud.